Koordineerige oma vahel. Ja niikuinii siis arvan, et hommikul vaja kontrollida uuesti. Kevad tundub, et tõepoolest on käes, sest esimesed kulupõlengud on tõsiselt märku andnud, sellega pannud pingutama päästjaid ning ohtu seadnud inimeste vara. Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Ojaküla juurest tuli ennelõunal ärev teade maastikupõlengust. Kui esmane kutse oli meil, et põleb maastik, siis kohale jõudes avastasid päästjad, et väga tõsises tuleohus on 2 elamut, mille kaitsmisest siis kohe alustati, mis oli esmane põhifookus. Väljasõidu aste tõusis koheselt meil aste 3-le, mis tähendab, et kohale tulid juba kõrgendatud valmisolek või kõrgendatud ressurss. Ja pärast seda, kui eluhooned ära said kaitstud, siis hakkasime piirama seda tulelevikut mujale. Kas ja kui siis suure alaga siis tegemist on? No, kogu põlenguala on 20 hektarit umbes, kuid me oleme saanud tule kontrolli alla ja praeguseks on jäänud järgi põlengut umbes tulejoonel 300-400 meetrit. Kui pärastlõunal oli võit juba päästjate poole peal, tähendab see ikka seda, et tegemist on keerulise operatsiooniga kustutamise mõistes. Esmane fookus oli suunatud meil elumajadele ja sel ajal sai tuli levida. Samamoodi teeb selle keeruliseks see, et osa sellest tulejoonest on väga raskesti ligipääsetav, et ta on keerulisel maastikul ja puude vahel. Ja algjärgus pidi suunama osa tähelepanu ka vesivarustusele, et neid hooneid kaitsta. Täna polnud veel päris selge, millest see põleng alguse sai. Reeglina on selliste maastikupõlengute põhjuseks just hooletus. Keegi kuskil lähedal põletas kulu, maastikul liigus mingi masin, mis võis selle põhjustada. Kokkuvõtvalt kevad on käes ja see on selliste põlengute puhul kõrghooaeg. Ärge põletage kulu, jälgige ilmastikuolusid ja muid olusid, olge hästi hoolsad tule tegemisel, jälgige kõiki ohutusnõudeid ja kohe, kui te avastate põlengu, siis andke meile ka koheselt teada, sest tuulega ja nii kuiva ilmaga võib see tuli levida väga-väga kiiresti.